Tere päevast ka minu poolt. Mina siis Ülari Vooremäe. Tulen Riigi Infosüsteemi Ametist ja tegelen seal peamiselt siis andmeanalüütikaga ja hõlmab see endas ka kasutajate tagasiside kogumist ja analüüsimist. Miks me üldse kasutajate tagasiside kogume? Et kasutajate tagasiside aitab meil mõista, mis töötab hästi, mis mitte. Kasutajad toovad sageli esile vigu, ebamugavusi või funktsioone, mida meie arendajatena ise ei märka. Ja saadud tagasiside põhjal me saame arendusi prioriseerida ja viia sisse parandusi oma toodetes. Tagasiside aitab meil mõista kasutajate vajadusi ja ootusi ja mida tegelikult siis väärtustatakse. Ja see aitab meil kohandada pakkumist siis vastavalt sihtrühma soovidele, ootustele ja aitab meil ka kaasas käia turutrendidega. Usalduse ja lojaalsuse kasvatamine. Kui kasutajad tajuvad, et nende arvamust võetakse kuulda ja rakendatakse, siis see tekitab usaldust meie vastu ja suurendab seeläbi ka kasutajate rahulolu ja korduskasutust. Edu ja tulemuste mõõtmine. Tagasiside võimaldab meil siis kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt mõõta kasutajate rahulolu ja aitab meil hinnata, kas meie tehtud muudatused on kasutaja kogemusele mõjunud positiivselt või negatiivselt. Kasutajate tagasiside võib olla innovatsiooni allikas, sest tihtipeale me näeme kasutajate tagasisides uusi ideid ja mõtteid, mille peale me arendajatena ise ei ole tulnud. Ja viimaseks siis probleemide ennetamine ja maine kaitsmine. Et tagasiside aitab meil avastada probleeme enne, kui need nii-öelda avalikuks tulevad või suureks probleemiks kujunevad. Et negatiivne tagasiside on meie jaoks võimalus, mitte oht. Miks meil oli üldsegi vaja riigiportaalile arendada tagasiside komponenti? Et meil oli kasutusel selline tagasiside andmise võimalus infoartiklite juures ja lisaks oli meil selline tagasiside küsimus siis väljalogimise juures. Et siin on kohe näha, erinevus oli meil skaalades, et ühel juhul sai anda hinnangu 1-5, teisel juhul 1-10 ja see 10 palli skaala ei tahtnud hästi töötada mobiilis. Ja kui te näete seda küsimuse sõnastust seal, siis see on see nii-öelda NPS, ehk siis me küsime, et kui suure tõenäosusega soovitaksid Eesti oma sõbrale ja tagasisidest me nägime, et see küsimuse sõnastus väga paljudele ei meeldinud. Uue komponendina me jõudsime siis arenduspartner Fujitsu abiga ja kuidas me selleni jõudsime, oli selline hästi klassikaline teekond. Esmalt loodi persoonad, skript, viidi läbi intervjuud, analüüsiti neid siis ja tuvastati, et kasutajad soovivad tagasiside jätta seal, kus kogemus või probleem tekib. Skaalad, mis meil olid 1-5 ja 1-10, olid segadust tekitavad ja soovitati, et võiks olla ühesugune ja toodi ka välja, et kasutaja jaoks peab tagasiside jätmine olema võimalikult mugav. Selle najalt siis loodi prototüüp, prototüüpi testiti kasutajate peal ja valmis siis tagasiside komponent. Millest see komponent siis koosneb? Esmalt on seal rahulolu skaala, kus siis 1 ja 2 on negatiivne hinnang, 3 on neutraalne ja 4 ja 5 loeme siis positiivseks. Lisaks mõõdame siis kasutusmugavust. Meie jaoks on oluline teenuse toimivus, kas kliendi vajadus sai rahuldatud, lihtsus ja kiirus. Ja kuidas me seda siis tagasiside komponendiga mõõdame? Lisaks nendele
tärnidele on siis võimalik tagasiside jättes valida märksõnu. Ja need märksõnad siis varieeruvad sõltuvalt sellest, kas hinnang on negatiivne, neutraalne või positiivne. Ja kokku tulebki selline komponent, kus nüüd siis on veel lisaks tärnidele ja märksõnadele juures ka vabavälja kommentaariväli. Riigiportaalis võib teda näha pea igal pool, näiteks pääsukese teenuse puhul ja ka postkasti puhul asub ta ekraani paremas servas, see tumesinine mullikene seal, ja selle peal klikates avaneb siis esmalt tärnid ja kui nüüd klikkida tärnide peal, siis kogu moodul, kus saab valida lisaks ka veel märksõnu ja kommentaari juurde. Teistsugune vaade on siis ka olemas, teenuste puhul on ta sinna alla niimoodi sätitud. Muidu kõik sama, lihtsalt natukene erinevalt serveeritud kasutajale. Ja meie ütleme, et tagasiside jätmine on mugav, sellepärast et see nõuab minimaalset vaeva kasutajatelt, see on tema jaoks lihtne. Märksõnad aitavad võimalikult väikese vaevaga anda hinnanguga, täiendava hinnangu siis sellele hindele, kas negatiivne või positiivne, ja võimalus on jätta ka siis kommentaar. Nii, nüüd jõudsime analüüsini. Võtame siis vaatluse alla ettevõtja teenustele jäetud tagasiside 3. kvartalis ja mida me siit siis näeme. 3. kvartalis Eesti ettevõtja teenustele jäeti kokku 993 tagasiside hinnangut. Nendest siis 123 olid kommentaariga ja keskelt läbi märksõnu valiti hinnangutele 0,64. Kuidas me siis mõõdame selle najalt rahulolu? Et me loeme kokku positiivsed hinnangud ehk 4-5 ja jagame need siis kõikide hinnangutega. Ja selliselt me saame rahulolu protsendiks 70,7%. Nüüd, kui me mõõdaksime ainult neid hindeid 1-5, siis siin nagu meie teadmine lõpeks. Et meil puuduks arusaam, et mis nüüd siis täpsemalt seda rahulolu või rahulolematust põhjustas. Siin näeme siis, kuidas jagunesid need tagasiside hinnangud sellised, et palju jäeti kommentaare, paljud valiti märksõnadega, palju oli kommentaaridega. Ja siin näeme jaotist hindeliselt, et enamuse moodustasid siis 5 ja populaarsuselt teine oli siis vist hinne 1 selleks, et tavapärane on, et tagasiside jäetakse kas positiivse kogemuse või negatiivse kogemuse puhul. Nii, ja kui ma nüüd enne ütlesin, et kui me näeks ainult neid hinnanguid 1-5, siis seal meie teadmine lõpeks, aga tänu nendele märksõnadele saame me nüüd natukene sisse vaadata, et mis siis olid need peamised rahulolu põhjused või rahulolematuse põhjused. Et positiivsete hinnangute puhul siin 4-5 näeme, et kõige rohkem valiti märksõnaks töötas tõrgeteta, oluliseks peeti veel ka lihtsust ja seda, et leiti, mida otsiti. Ja nagu näha, siis juba hinnet 4 on valitud oluliselt vähem. Siirdume siis negatiivsete tagasisided juurde. Et siin see skaala nii-öelda märksõnad siis võimaldavad meil hästi visualiseerida ja näha kohe, mis põhjustas rahulolematust
ja siin on väga selgelt näha, et antud juhul siis on peamiseks negatiivsete hinnangute märksõnadeks valitud näen veateadet. Ja alles seejärel siis teisel kohal on keerulisus ja muud. Nii. Ja nüüd lisaks märksõnadele oli meil veel ka see vaba välja kommentaar, et siin nüüd läheb siis asi huvitavaks. Et selles kvartal 3 jäeti kõige rohkem tagasiside sellisele teenusele nagu töövõimetuslehe andmete vaatamine ja täiendamine. Et see sai meil siis 67 kommentaari ja neid kommentaare analüüsisin siis keelemudeli abiga, et meil on testime majasiseselt Gemma 327B-d ja kogusin need kommentaarid kokku ja püstitasin abilisele siis küsimuse analüüsi teenusel jäetud kasutajate tagasiside kommentaare ja tee ettepanekud tootejuhile korduvate probleemide lahendamiseks. Ja mis ta siis välja tõi? Kasutajaliidese probleemid. Et kurdeti selle üle, et teave ei mahu ekraanil ära, on vaja rullida üles-alla, et kogu informatsiooni näha. Funktsionaalsuse koha pealt teatati, et andmete esitamine ja täiendamine ei tööta korrektselt ja on probleeme staatuse näitamisel. Kasutuskogemus. Paljud kasutajad on häiritud rahulolu küsitluse ilmumisest enne teenuse kasutamist. See on kivi minu kapsaaeda, mille ma siit nagu kaasa võtan. Aga jah, seda on ka mujal välja toodud, et kasutajad toovad välja seda, et neid häirib see, kui liiga palju küsitakse seda tagasisidet või nõutakse neilt seda tagasiside jätmist. Tehnilised probleemid. Kasutajad teatasid, et süsteem ei reageeri, esineb vigu. Mobiilne kasutatavus. Toodi välja, et siis mobiiltelefonis on andmete täiendamise nupp raskesti leitav. Ja millised võiksid olla siis ettepanekud nende kommentaaride näol tootejuhile? Kasutajaliides optimeerimine, et võiks mõelda ümberdisainimisele, funktsionaalsuse parandamine, testida ja parandada andmete esitamist ja täiendamise funktsionaalsust, rahulolu küsitluse paigutamine, paigutada rahulolu küsitlus teenuse lõppu. Siin ma kahtlustan, et see probleem võib olla selles, et enne kui teenust tarbides andmed ära laetakse, ilmub nähtavale juba tagasiside jätmise küsitlus. Ja see on see murekoht siin. Aga sellega ma luban, et ma tegelen. Tehnilised probleemid. Jah, me teame, et meil neid tehnilisi probleeme esineb. Meil on aeg-ajalt teenused maas ja nendega me ka tegelikult tegeleme, et tõsta siis teenuste kättesaadavust. Ja viimane ettepanek siis mobiilse kasutatavuse kohta, et optimeerida siis seal kasutajaliidest. Ja see olekski lühidalt kõik teenuste tagasiside kogumisest ja analüüsimisest. Ja, aitäh. Küsin sult mõned küsimused ka sinu ettekande kohta, väga põnev oli. Kui sa ütlesid, et eelmine tagasiside ei kõnetanud võib-olla kasutajat, et oli natukene naljakalt küsitud, et siis mis sa arvad või ka statistikapõhiselt, et kuidas need kasutajad selle uue komponendi vastu on võtnud ja kuidas nad teda üles leiavad? Ja jätkuks veel, et kui sa rääkisid ja tõid näiteid praegu, ma saan aru haiguslehe teenuse kohta, siis võib-olla üleüldiselt, et milliseid Eesti.ee-s muudatusi te olete konkreetselt läbi viinud vastavalt siis saadud tagasisidele sealt tagasiside komponendist? Nii palju küsimusi korraga. No alustame algusest, et kuidas on vastu võetud, leitakse ülesse? Ma arvan, et on hästi, on selles mõttes, et me tegelikult mõõtsime palju meil enne jäeti tagasisidet ja palju nüüd siis jäetakse. Ja see oli siis nii-öelda selle
tagasiside komponendi arendusprojekti üks nagu edu mõõdik, et seati eesmärgiks, et kui tagasiside antakse edaspidi 2 korda rohkem, siis see loetakse nagu edukaks ja see läks täide, et tagasiside jäetakse palju ja tegelikult me näeme ka, et see märksõnade temaatika, mis me siis nagu juurde tõime sellel komponendile, et neid märksõnu ka tegelikult ikkagi valitakse päris palju. Antud näitel see oli küll siin nagu 0,63 märksõna keskelt läbi tagasiside kohta, aga kui me vaatame nagu kogu portaali, siis tegelikult see on isegi üle 1. Et neid märksõnu valitakse ja omajagu jäetakse ka vabavälja kommentaare, kuhu teinekord tuleb ka nagu sellist mitte nii väärt informatsiooni, aga tegelikult tuleb sealt ka nagu väärt informatsiooni ja see on nagu väga-väga oluline meile. Ja mis me sellega peale oleme hakanud, et me üritame seda oma arendusprotsessi implementeerida, et pidevalt nagu hoiame nii-öelda kätt pulsil, kuidas meile teenustel läheb ja me püüame olla nagu agiilsed ja ikkagi võtta arvesse, et meie jaoks me lähtume teenuseid arendades kasutajast, teeme kasutajakeskseid teenuseid ja kuidas muidu neid teha, kui me ei tea, mida kasutajad nagu nendest asjadest arvad. Et selles mõttes jah, konkreetsed näited ma nüüd kohe varrukasti sulle ei raputa, aga ütlen, et teeme seda. Ja hullu, sest tegelikult meie enda Digivärava 2 projekti on juba tagasiside komponendist kasu lõiganud, väikseid muutusi kasutaja teekonnas oleme juba tänu sellele teinud. Aga aitäh, Ülari, väga vajalik ülevaade, sest me kõik tahame pakkuda võimalikult kasutajasõbralikku teenust ja andes ka kasutajale ikkagi võimaluse seda kujundada.